Viimastel aastatel on The Military Show täielikult pea peale pööratud. Uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt, drooniparved, allveedroonid ja elektrooniline sõjapidamine on senist olukorda täielikult muutnud, tuues kaasa võimekusi ja ohte, mida veel mõni aastakümme tagasi peeti ulmevaldkonda kuuluvaks. Maailma sõjavägede jaoks on see küsimus, kohane või sure, ja Rootsi on kohanenud kiiremini kui enamik teisi. Viimasel ajal on neil tõsiselt hästi läinud. Viimase paari aasta jooksul on rootslased arendanud välja oma drooniparved, saanud üheks esimeseks riigiks, kes on integreerinud tehisintellekti oma JAS-39 Gripen E hävitajatesse ning olnud teerajajaks uuele modulaarsele lähenemisele droonitõrjesüsteemides LOKi näol, kui nimetada vaid mõnda saavutust. Nüüd on Rootsi taas valmis mängureegleid muutma. Seekord vee all. Olge valmis maailma esimeseks 5. põlvkonna allveelaevaks, Blerkinja klassi ehk A26 Keks. See innovatiivne allveelaev on varustatud hulga omadustega, mis teevad selle ideaalseks järgmise põlvkonna sõjapidamiseks Läänemeres ja kaugemalgi. Ja praegu tundub, et Venemaa on selle peatamiseks võimetu. Siin on kõik, mida pead teadma A26 kohta ja sellest, kuidas see võib dramaatiliselt muuta jõudude tasakaalu Arktika piirkonnas ja kaugemalgi. Ei tohiks üllatusena tulla, et A26 taga olev ettevõte on Rootsi hiiglane Saab. Nende tootevalikusse kuuluvad muu hulgas juba mainitud LOKi ja Gripen E, Global Eye õhust varajase hoiatuse ja juhtimise lennuk, Carl Gustav M4 tagasilöögita kahur ning NLO tankitõrjerakett. Saabi võime pakkuda järjepidevalt maailmatasemel relvasüsteeme erinevates valdkondades on vaieldamatu. Ettevõtte varasemad katsetused allveelaevadega polnud samuti sugugi kehvad. Selle Gotlandi klassi ehk A19 allveelaevad võidi küll valmistada 1990-ndatel, kuid uuendatud mudelid tõestasid oma väärtust. 2005 aastal uputasid nad õppuste käigus korduvalt USA lennukikandja USS Ronald Reagani, ilma et kandja oleks üldse teadnud, et allveelaev seal oli. Ja vahepealsed uuendused tähendavad, et neid peetakse endiselt ühtedeks parimateks diiselelektrilisteks allveelaevadeks vee all. Täpsustuseks, Rootsi 3 Gotlandi klassi allveelaeva HSVMS Gotland, Uppland ja Haarland ei olnud tegelikult Saabi enda projekteeritud. Need projekteeris ja ehitas algselt Malmöös tegutsenud iseseisev ettevõte Kockums AB. Saab omandas Kockumsi 2014 aastal ja nimetas laevatehase ümber Saab Kockumsiks. Sellest ajast alates on Saab vastutanud allveelaevade hoolduse, remondi ja suuremate uuenduste eest, sealhulgas kõigi 3 laeva põhjaliku eluea keskpaiga uuendusprogrammi eest, mida viidi läbi alates 2010-ndate lõpust 2020-ndateni. Aga mis seos on sellel uuel A26-ga? Hiljuti uuendatud A19-d sai väidetavalt palju uusi süsteeme, mis on kasutusel ka A26L. Veelgi olulisem on see, et põhjus, miks Saab üldse Kockumsi omandas, oli eelviige seotud A26 programmiga. Kockums alustas uue A26 kontseptsiooni arendamist 2010-ndate keskpaigas, olles osa Rootsi laiemast pingutusest oma allveelaevastikku moderniseerida. Kuid siis, 2014 aastal FMV tühistas programmi ja seda mõjuval põhjusel. Näete, Kockums oli juba pikka aega olnud Saksa omanduses, olles 1999 aastal liidetud Howaldtswerke Deutsche Werftiga ja hiljem ThyssenKrupp Marine Systemsiga ehk TKMS-iga. Rootsi peamine allveelaevade tootja oli nüüd tehniliselt Saksamaa kontrolli all olev ettevõte. Rootsi valitsusel oli mõistetavalt suuri probleeme sellega, et nii oluline riikliku julgeoleku vara, nagu nende peamine allveelaevade tootja, sattus välisomandisse. Olukord eskaleerus ja lõppes lepingu tühistamisega. Arendus seiskus täielikult ning pooleli olev mitme miljoni kroonine kere jäi nii-öelda õhku rippuma. Tupikseisu lahendamiseks ostis Saab AB 2014 aastal ThyssenKruppilt TKMS AB, nimetas selle ümber Saab Kockumsiks ning taastas kontrolli Karlskrona laevatehase ja selle umbes 900 töötaja üle. Kui riikliku julgeoleku küsimused olid valitsuse jaoks rahuldavalt lahendatud, hakkas projekti masinavärk taas kiiresti tööle. 2015. aasta juunis sõlmis FMV Saab Kockumsiga uue lepingu 2 A26 ehitamiseks, mille väärtus oli 7,6 miljardit Rootsi krooni ehk umbes $820 miljonit. Projekt oli taas õigel teel ja täiskäigul edasi liikumas. Esimese A26 nimega HSWMS Blerkinja kiilpandi Karlskrona laevatehases maha 2022 aasta juuni lõpus ning teine allveelaev HSWMS Skone alustati paralleelsega misega.
Selle tulemusena on praegu käimas tohutu ja uskumatult keeruline ehitusprojekt. A26 ehitatakse 5 sektsioonis ja selle pardal on 140 süsteemi, millest räägime peagi lähemalt. Nende süsteemide jaoks on vaja lausa 600 000 üksikut osa, 100 kilomeetrit kaableid ja 10 000 ainulaadset toru ning juhtmekanalit. Saab on selle tohutu protsessi elluviimiseks kasutanud tipptasemel inseneriprotsesse, sealhulgas mudelipõhist defineerimist, digitaalseid kaksikuid, digitaalseid lõimi ja tootetsükli haldamise tööriistu. Sellegipoolest on omandiõiguse vaidlused, tarneahela katkestused nagu COVID-19 sulgemised ja tarneahela tohutu ulatus oma jälje jätnud. Vastavalt viimasele hankelepingu sõlmimisele 2025 aasta oktoobris on 2 laeva tarned taas edasi lükatud. Laevad pidid algselt olema kasutusvalmis 2024 ja 2025 aastal, kuid nüüd oodatakse neid alles 2027 ja 2028 aastal. Kogumaksumus on samuti peaaegu kahekordistunud, umbes $1,51 miljardilt 2,7 miljardi dollarini. Selline tootmise ja eelarve ületamine on nüüdseks liiga tavaline ja tavaliselt ebasoovitav. Viivitused tarnetes kahjustavad kasutuselevõtu strateegiat ja ajakavasid ning suured kulude ületamised pole poliitiliselt kunagi kergesti põhjendatavad. Kuid A26 puhul on viivitus olnud paljuski õnnetuses. Sõjatehnoloogia on viimastel aastatel nii pöörase kiirusega arenenud, et sõjatööstuse tootjad üle maailma püüavad meeleheitlikult sammu pidada. Laevadele ja lennukitele paigaldamiseks mõeldud süsteemid võivad muutuda vananenuks juba enne, kui need on üldse paigaldatud. See tähendab kas projekti lõpetamist ja kulude mahakandmist või ümberkujundamist, mis toob kaasa täiendavaid viivitusi ja kulude ületamist. Kui A26 oleks tarnitud vastavalt algsele ajakavale, poleks mõned selle kõige kõitvamad omadused võib-olla üldse arutlusele tulnud. Nüüd on Saabil võimalus integreerida tipptasemel tulevikukindlaid funktsioone juba algusest peale. Ja A26 on täis just selliseid omadusi. Omadusi, mis muudavad selle potentsiaalselt peatamatuks jõuks ning peaksid seda ka veel pikaks ajaks sellisena hoidma. 5. põlvkonna allveelaev igas mõttes. Aga mis üldse on 5. põlvkonna allveelaev ja mis teeb A26 maailma esimese omataolise? 5. põlvkonna allveelaeva määratleb eelkõige tema võime sujuvalt integreeruda NATO mitmevaldkondlikesse operatsioonidesse ehk MDO raamistikku, liikudes traditsioonilisest veealuste lahingutegevusest kaugemale ning tegutsedes tõhusalt nii mere, õhu kui ka infovaldkonnas. Eelmised allveelaevade põlvkonnad keskendusid ainult veealusele varjatusele ja tulejõule. 5. põlvkonna allveelaevad on palju mitmekülgsemad, rõhutades tasakaalustatud mitmevaldkondlikke signatuure, täiustatud tehisintellekti kiireks andmetöötluseks ning merepõhja sõjapidamise võimekust, sealhulgas mehitamata veealuste sõidukite ehk UUV-de ja eriüksuste kasutuselevõttu. Nagu varsti näeme, on A26-l kõik need võimed olemas ning lisaks veel suurepärane varjatus ja tulejõud. Nüüd rõhutab 5. põlvkonna allveelaevade disain ka modulaarset ülesehitust. Modulaarsed lastiruumid võimaldavad kiiret ümberseadistamist erinevateks rollideks, sealhulgas luure, seire, jälgimis ehk ISR, ründe ja erioperatsioonide rollideks. Kui on vaja minna üle seiremissioonilt miinipaneku operatsioonile, eemalda miinipaneku moodul ja asenda see miinipanijaga. Ja A26 kere ehitatakse nii, et selle keskmes on modulaarsus. Nagu varem mainitud, ehitatakse korraga 5 eraldi sektsiooni, kusjuures ainult ahtrikoonuse sektsioon kaalub umbes 80 tonni. Kui need kõik valmis saavad, pannakse need kokku tervikuks nagu hiiglaslikud Lego-klotsid. See modulaarne ehitus tähendab, et A26 saab kiiresti ümberseadistada erinevateks ülesanneteks, näiteks mehitamata allveesõiduki ehk UUV käivitamis- ja tagasitoomissüsteemide integreerimiseks spetsiaalsete mitmeotstarbeliste portaalide kaudu. Modulaarne disain suurendab samuti laeva ekspordipotentsiaali, võimaldades tootjal lisada või eemaldada funktsioone vastavalt erinevate merevägede nõudmistele. See võimaldab riigil ka tehnoloogiat tagasi hoida, kui see võib kujutada endast riikliku julgeolekuriski, mis on Rootsi poolt arukas samm, arvestades A26 ajalugu. Olgu kuidas on, nagu näete, vastab A26 enesekindlalt kõigile 5. põlvkonna allveelaeva nõuetele ning see on esimene allveelaev, mis seda teeb.
see ühendab varjatuse, vastupidavuse ja modulaarse paindlikkuse viisil, mis seab kahtluse alla traditsioonilised arusaamad diiseleelektrilistest platvormidest ja hirmutas venelasi. Selle disain on silmapaistev näide sellest, kuidas kaasaegsed tavalised allveelaevad võivad pakkuda väga võimekaid ja odavamaid alternatiive tuumaenergia jõul töötavatele laevadele, pakkudes operatiivset paindlikkust mitmesugustes piirkondades ja missioonistsenaariumites murdosa hinnaga. Mitmevaldkonnaliseks süsteemiks loodud A26 suudab koguda luureandmeid, kasutada mehitamata süsteeme, toetada erioperatsioone ja jälgida veealust taristut. Kõike seda suudab ta teha vee all püsides ning jäädes pikaks ajaks äärmiselt raskesti avastatavaks. Tõepoolest, A26 kõige olulisemaks omaduseks võib pidada selle mitmevaldkonnalist signatuuri haldust, mis saavutatakse akustiliste, magnetiliste, radari, elektri, infrapuna ja visuaalsete summutustehnikate abil. NATO MDO raamistikus on A26 varustatud elektroonilise luure- ja sidesüsteemidega, mis suudavad koguda, klassifitseerida ja edastada andmeid liitlasvägede juhtimisvõrkudesse tõhusalt. Selle võimas elektroonilise luure võimekus võimaldavad passiivset signaalide pealtkuulamist ja klassifitseerimist, et anda laiapõhjaline ülevaade vaenlase sidepidamisest, radari kiirgustest ja liikumistest. See on nagu võimas Hooveri tolmuimeja, mis istub merepõhjas ja imeb endasse kogu teabe selle kohta, mida Venemaa teeb nii vee peal kui ka all. Muidugi, olles allveelaev, toimub peamine avastamine sonari abil ja A26 ei jää selles osas sugugi alla. Sonarisüsteem ühendab endas Atlase elektroonilised vööri- ja külgandurid, HF Interceptor sonariandurid, Kongsbergi SA9510S miinidest hoiduva sonari ning Safrani Series 30 optronilised mastid periskoobi ja pinnavaatlusteks. Need passiivsed ja aktiivsed soonarielemendid töötavad madalast kuni keskmise sageduseni ulatuvates sagedusribades, andes prioriteedi tundlikkusele Läänemerele iseloomulikes rannikualade tingimustes. Elektroonilise toemeetmed ehk ESM-süsteemid täiendavad A26 akustilist tuvastust, jälgides radari ja sidesignaale, võimaldades allveelaeval passiivselt määrata signaaliallikate asukohta ja klassifitseerida ohte. Nagu võite ette kujutada, tekitab allveelaeva ulatuslik aktiivsete ja passiivsete tuvastusseadmete valik pidevalt suure hulga andmeid, mida tuleb töödelda võimalikult kiiresti ja sujuvalt. Ja Saab on kasutanud tehisintellekti jõudu, et seda protsessi kiirendada. Ettevõtte sõnul võimaldab A26 pardal olev tehisintellektil põhinev andmetöötlus kiiremat sünkroniseerimist õhu, maa, küber- ja kosmosevahenditega ühistes operatsioonides, aidates kaasa sellele, mida Rootsi merevägi nimetab veealuseks infosojaks. See hõlmab nii vaenlase sidekanalite ärakasutamist kui ka riikliku veealuse infrastruktuuri kaitset, eriti olulisi veealuseid kaableid ja torujuhtmeid. Kõigi nende signaalide ja andmete haldamine ning õigete vastuste valimine ei ole lihtne ülesanne, kuid A26 on selleks ülesandeks suurepäraselt varustatud. Selle 9.5 lahingujuhtimissüsteem ehk CMS tagab juhtimise, kontrolli, side, arvutid ja luure ehk C4I koordineerimise mereväe platvormide ja missioonitüüpide vahel, suurendades otsuste tegemise kiirust ja tõhusust. 9.5 ühendab sonariandurite ja optrooniliste sensorite sisendid, pakkudes operaatoritele ühtset taktikalist ülevaadet ning võimaldades neil kiiresti ohte tuvastada ja neile reageerida. 9.5 sisaldab täiustatud töötlust reaalajas andmete korreleerimiseks nii radari ESM-i kui ka side ESM-i süsteemidest. See annab A26-le suurema võime tuvastada elektromagnetilisi kiirgusi ilma ise aktiivselt signaale edastamata, mis võiks varjatust ohustada. Nautige põhjalikke sõjalisi analüüse ja relvade tutvustusi. Just seda pakume teile igal nädalal siin The Military Shows. Tellige kanal, et saada YouTube'is kõige teravamaid sõjalisi ülevaateid. Nüüd, tehnoloogiad, millest me just rääkisime, on tõeliselt murrangulised, eriti selles piirkonnas, kus A26 on peamiselt mõeldud tegutsema, vähemalt Rootsi mereväe teenistuses Läänemeres. A26 voolujooneline kere on optimeeritud kõrge varjatuse operatsioonideks rannikualadel, eriti kitsastes ja madalates Läänemere vetes. See on meri, mis esitab ainulaadseid väljakutseid. Talvel kattub see jääga ning merepõhi on keeruline, mis teeb sonari kasutamise väga raskeks. See on sisuliselt üks suur rannikuvõitlusala, kus on madalad veed ja keerulised rannajooned, mis muudavad selle tuumaallveelaevade jaoks täiesti sobimatuks. Kuid mitte A26 jaoks. A26 survekere kasutab täiustatud kõrgvastupidavat terast, mis säilitab konstruktsiooni terviklikkuse töö sügavustel, vähendades samal ajal akustilisi jälgi.
Sellel puuduvad ka välised paagid, mis vähendab veelgi selle avastatavust ning see on tugevdatud löögikindluse jaoks, võimaldades tegutseda tugevalt miinistatud piirkondades nagu Läänemeri. Pikkusega veidi alla 217 jala laiusega, 22,14 jalga süvisega, 19,68 jalga ning veeväljasurvega umbes 1925 tonni pinnal ja 2100 tonni vee all. See sobib ideaalselt piirkondadesse, kus veesügavus on piiratud, nagu suurem osa Läänemere rannikualadest. Navigatsiooni täiustab veelgi selle X-Ruder tüüpi ahtri konfiguratsioon, mis koosneb 4 iseseisvalt juhitavast pinnast, pakkudes suurepärast manööverdusvõimet madalatel kiirustel ning stabiilsust pinnale tõusmisel või tormistes oludes. See disain parandab juhitavust saarestikulistes piirkondades nagu Läänemeri, ilma et see kahjustaks hüdrodünaamilist efektiivsust. Survekindla kere ja X-Ruder konfiguratsiooni kombinatsioon annab A20 puusle veel ühe võimsa võimekuse, eriti merepõhjasõja kontekstis. See võib puhata otse merepõhjas, kaitstes veealuseid kaableid, jälgides merelisi kitsaskohti ja kontrollides olulisi merelisi ühendusteid. Veelgi enam, venelased ei pruugi isegi aimata, et see seal on, tänu A26 täiustatud varjatusomadustele. Tegelikult on Saabil oma vargsüsteemile suurepäraselt sobiv nimi Ghost, mis on lühendsõnadest Genuine Holistic Stealth. Saabi poolt välja töötatud see täiustatud vargtehnoloogia on loodud selleks, et vähendada laeva tuvastatavaid signatuure akustilises, magnetilises ja elektromagnetilises spektris. Selle tehnoloogia juures on mitu komponenti, millest kõige olulisem on A26 mootori konfiguratsioon. A26 kasutab hübriidset diiselelektrilist ja Stirlingi õhust sõltumatut AIP-süsteemi. Diiselelektriline süsteem sisaldab 3 diiselmootorit, mis laevad akusid pinnal liikudes või snorgeldamise ajal. Akude sellisel viisil laadimine võimaldab A26-l kasutada akutoitel elektrilist jõuseadet vaikseks aluseks liikumiseks suurematel kiirustel. AIP component küüneb 3 Kockumsi Stirlingi mootorist. Igaüks neist annab umbes 75 kW mehaanilist võimsust, mis muudetakse elektriks, andes kokku AIP väljundiks umbes 225 kW. Ja just selles mootori AIP komponendis peitubki kogu võlu. Saabi patenteeritud Stirlingi õhust sõltumatu AIP-süsteem võimaldab A26L töötada vee all mitu nädalat ilma pinnale tulemata. Mitte tuumajõul töötava allveelaeva jaoks on see juba iseenesest suur saavutus. Varem oli selline vastupidavus omane ainult tuuma-allveelaevadele. Diiselelektrilised allveelaevad saavad tavaliselt vee all olla vaid mõne päeva, enne kui peavad pinnale tõusma, et mootorite jaoks hapnikku juurde võtta. Stirlingi AIP-süsteem kasutab salvestatud vedelat hapnikku ja diislikütust, et toota energiat suletud tsüklis välise põlemise teel, tekitades minimaalselt vibratsiooni ja müra. Võrreldes teiste AIP-tehnoloogiatega, nagu kütuseelemendid, on see kulutõhusam, lihtsam hooldada ja sobib hästi modulaarseks ümberehituseks. Selle tööpõhimõte on suurepärane näide sellest Rootsi praktilisuse ja leidlikkuse kombinatsioonist. Stirlingi AIP suletud tsükliga välise põlemise mootor põletab diislikütust koos pardal olevates paakides hoitava vedela hapnikuga. Põlemisel tekkiv soojus kuumutab mootori sees olevat suletud inertgaasi, näiteks heeliumi, mis paisub ja paneb kolvid liikuma. Seejärel panevad kolvid generaatori tööle, mis toodab elektrit allveelaeva elektrimootori käitamiseks või akude laadimiseks. Kuumenenud gaas jahutatakse seejärel ringleva mereveega enne selle uuesti kokkusurumist, millega tsükkel lõpeb. Oluline on see, et kogu see protsess toimub allveelaeva vee all olles ja ilma atmosfäärse hapnikuta. See tähelepanuväärne süsteem annab A26-le ja tegelikult ka Gotlandi klassi allveelaevadele, mis samuti seda süsteemi kasutavad, 4 peamist eelist. Esimene, nagu me arutasime, on pikem veealune vastupidavus. Gotlandi klassi allveelaevad suudavad vee all püsida kuni 14 päeva, liikudes 5 sõlme kiirusega ilma snorgeldamiseta, mis võimaldab läbida kuni 1700 meremiili. A26 juures tehtud muudatused tähendavad, et see peaks suutma vee all püsida veelgi kauem. Väidetavalt suudab see vee all püsida kuni 45 päeva, sealhulgas umbes 18 päeva ainult AIP-süsteemil töötades ning selle veealune tippkiirus on umbes 12,4 miili tunnis. Teine eelis on äärmine varjatus ja vaikus. Stirlingi mootor on peaaegu täiesti vaikne ja vibratsioonivaba, kuna põlemine toimub pidevalt ja tööosadest väljaspool. Tulemuseks on väga madal akustiline signatuur, mis teeb allveelaeva avastamise erakordselt raskeks, eriti Läänemere madalates ja segastes vetes. Kolmas eelis, mida AIP pakub, on väiksem avastatavus. Snorgeldamine paljastab allveelaeva masti ning tekitab müra ja radarijälje.
Vajaduse kaotamine snorgeldamiseks võimaldab allveelaeval varjatuks jääda, vähendades oluliselt selle avastamise riski radari, sonari või visuaalsete vahenditega. Neljandaks on Stirlingi AIP tootmine ja hooldamine kuluefektiivsem kui teistel AIP tehnoloogiatel, näiteks kütuseelementidel või tuumaenergial. Tegelikult pakub see suure jõudlusega alternatiivi ilma tuumajõul töötava jõuseadme keerukuse ja kuludeta. Tõsi küll, teised AIP-süsteemid, nagu kütuseelemendid, võivad olla veidi vaiksemad, kuid Stirlingi mootori pikk tööaeg, erakordne vaikus ja tõestatud töökindlus teevad sellest ideaalse valiku maailma esimesele 5. põlvkonna allveelaevale. Kuid A26 kummituslikud omadused ei piirdu kindlasti ainult selle mootoriga. Kogu voolujooneline pisarakujuline kere vähendab voolust tingitud müra ja turbulentsi. Väliskerele kantud anehoilised katted neelavad vee all tegutsemise ajal aktiivse sonarisignaale. Laeva masinad on kummist kinnituste ja summutitega ümbritsetud, mis takistavad vibratsiooni ülekandumist survekerele. Kokkuvõttes on selle tulemusena oma müra tase üks madalamaid mitte-tuuma-allveelaevade seas. Isegi pinnal olles pakub A26 märkimisväärset varjatust. Traditsioonilised kere läbiviigud suurendavad radari peegelduspinda ja võimalikke lekkekohti. Selle probleemi vältimiseks kasutab A26 mitteläbistavaid optronilisi maste, mis on varustatud elektrooptiliste anduritega periskoobi ja otsingufunktsiooni jaoks ning on integreeritud kõrge lahutusvõimega pildisüsteemidega. See maski konfiguratsioon võimaldab A26-l säilitada varjatust madalas vees või periskoobi sügavusel jälgimisel, ilma et välja ulatuksid väljaulatuvad osad, mis on haavatavad visuaalsele või elektromagnetilisele avastamisele. Võib-olla veelgi olulisem on see, et kogu süsteem vastab NATO võrgupõhistele põhimõtetele, võimaldades turvalisi andmesideliine sensoripõhise luure jagamiseks liitlasüksustega õhus ja merel. Muidugi ei ehitatud A26 ainult ohtude tuvastamiseks. See ehitati ka nende kõrvaldamiseks. Peamine ründerelvastus on 4 533 mm torpeeditoru, mis suudavad välja lasta raskeid torpeed 62 või 63 torpeedosid allveelaevade vastases ja pinnalaevade vastases sõjas. TP-62 pumpjetajamiga relv, mille laskekaugus ületab 25 miili ja mille lõhkepea kaalub 130 kilogrammi, pakub eriti mitmekülgseid sihtimisvõimalusi nii pinnalaevadele kui ka allveelaevadele. Need torud võimaldavad samuti meremiinide paigaldamist piirkonna tõkestamise operatsioonideks. Lisaks on olemas 2 400 mm mootortoru kergetorpeed 47 ehk Saabi kergetorpeedo SLVT väljatulistamiseks. See paigutus võimaldab relvastust kokku umbes 20 ühikut, sealhulgas torpeedod ja miinid. Need hoitakse, nagu arvasite, modulaarsetes konfiguratsioonides, et optimeerida missioonipõhiseid lasti. Ja järgmine moodul selles järjestuses on tõenäoliselt kõige põnevam neist kõigist. Torpeedotorudele lisaks on olemas 6,5x 1,6 jalga mitmeotstarbeline lüüs, mis toimib paindliku väljumislüüsina. See on spetsiaalselt loodud UUV-de väljalaskmiseks või kuni 8 eriüksuste sukeldujat koos varustusega toimetamiseks. A26 on loodud selleks, et mahutada mugavalt kuni 25-liikmeline meeskond, vajadusel kuni 35 inimest, sealhulgas sukeldujad või muud eriüksuslased. Mitmeotstarbeline portaal tähendab, et A26 ei ole võimeline ainult torpeedosid ja miine tulistama. See suudab salajaseks sissetungiks välja lasta merejalaväelasi või mitmeotstarbelisi UUV-sid merepõhja operatsioonideks, ilma et allveelaeva varjatus kannataks. Nüüd ei ole A26 ainus allveelaev vetes, mis pakub võimalust UUV-de ja eriüksuste väljalaskmiseks. USA mereväe Virginia klassi allveelaeva lastimoodul teeb sisuliselt sama asja ning Saksamaa Type 212 ja 214 koos Jaapani Sodoryu klassi allveelaevaga on tehniliselt võimelised vedama spetsiaalseid lasti nagu UUV-d või sukeldujad. Kuid erinevalt neist allveelaevadest on A26 mitmeotstarbeline portaal keskne ja kohandatav disainielement, mitte lisavõimalus, ning see on esimene allveelaev, millel on see 5. põlvkonna võimekus. Module-kere disain toetab ka tulevikus tiibrakettide vertikaalstardisüsteemide integreerimist, kusjuures ettepanekud hõlmavad kuni 18 raketipesa maismaa- või laevatõrjerelvadele, näiteks kohandatud Tomahawk-tüüpi rakettidele. See moodul võimaldab A26-ül kohaneda hüperhelikiirusega või pikema tegevusraadiusega ohtudega vastavalt tehnoloogia arengule. Kõike arvesse võttes on lihtne mõista, miks A26T peetakse allveelaeva tehnoloogia järgmise põlvkonna esindajaks.
Veelgi olulisem on see, et varjatuse, pikema veealuse viibimise, erinevate missiooniprofiilide ja modulaarse laiendatavuse kombinatsioon muudab mängu Läänemeres viisil, mis ei saa Venemaa presidendile Vladimir Putinile eriti meeldida. Tal on nüüd tõsine, uus asümmeetriline oht, millega tuleb Venemaa niigi logisevate mereväeoperatsioonide juures arvestada. Alustuseks saab tal olema väga raske A26 asukohta kindlaks teha. Läänemere madal, riimvesi ja keerulised akustilised tingimused loovad pimedad tsoonid, mis soosivad väikeseid, ülivaikseid diiselelektri allveelaevu nagu A26. Leiva Ghost tehnoloogia sobib ideaalselt selle keskkonna ärakasutamiseks, võimandades allveelaeval Venemaa tuvastamise eest lühikestel distantsidel kaduda. Ja kui sa seda ei leia, siis sa ei saa sellele pihta. A26 Stirlingi AIP mootoriga tähendab, et see leiab merepõhjas mingi sopi ja jääb sinna päevadeks seisma, olles praktiliselt leidmatu, pidev varjatud oht. Putin võib küll teada, et see on kusagil väljas, aga ta ei tea, kus see on, mida see teeb või kui kaua see seal seda teeb. Kõige hullem on see, et see pole Putini jaoks ainult Rootsi probleem, vaid NATO probleem. A26 võib lamada merepõhjas, vaikselt oodates õiget hetke, et lasta välja TP-62-id ja rünnata pinnal olevaid Vene fregatte ja korvette, kes midagi ei kahtlusta. See võib saata sukeldujaid või mehitamata allveesõidukeid, et saboteerida kriitilisi Vene merealuseid torujuhtmeid ja kommunikatsioonikaableid otse nende nina all. Või võib see lihtsalt lamada seal nagu vaikne valvur, kogudes andmeid Vene liikumiste kohta ja edastades neid NATO-le, ilma et venelased sellest midagi teaksid. Tõepoolest, isegi väike arv A26 allveelaevu toimib tugeva heidutusena igasuguse Vene agressiooni vastu, kuna üllatusmomendi tõttu suudavad need Vene laevastikule ebaproportsionaalselt suurt kahju tekitada. Seega peab Putin tõenäoliselt suunama märkimisväärseid ressursse allveelaeva vastaste meetmete jaoks Läänemerel, et A26 vastu võimalikult hästi võidelda. See on suur soovimatu peavalu riigile, kelle sõjavägi ja eelarve on juba Ukrainas pingule tõmmatud, eriti nii keerulistes vetes nagu Läänemeri. Vähe lohutust vaesele autokraadile, kuid vähemalt on tal paar aastat aega, enne kui see õudusunenägu reaalsuseks saab. Kuigi tema praeguse kiire arengu juures, kes teab, millised hirmuäratavad uued võimed on A26 modulaarse disaini abil selleks ajaks integreeritud. Me jälgime loomulikult olukorda tähelepanelikult ja hoiame teid kursis, nii et püsige lainel. Ja vahepeal vaadake seda videot sellest teisest Rootsi moodsa modulaarse sõjatehnika imest, varem mainitud Loki droonitõrjesüsteemist. Aitäh vaatamast!